Eestis solvatakse HIV-positiivseid inimesi, diskrimineeritakse ja ähvardatakse, nende kallal tarvitatakse füüsilist ja vaimset vägivalda, see on üks käsitlus. Inimesed kurdavad, et neid ei taha ravida hambaarst ja gynekoloog, iga teine positiivne inimene Eestis tunneb süüd oma staatuse pärast ja täna avalikustati vastav sotsioloogiline uuring. aastane tallinlane Aleksandr on olnud HIV-positiivne circa 12 aastat. Kuidas sa kontrollima läksid ja miks? Üks mulle lähedane inimene tolle ajal läks ennast testima ja siis mina läksin ka järgi, mõtlesin, et see on hea asi, mida teha. Kuidas see elu mõjutanud on? Siis täisväärtuslikku elu sa elad ju edasi iga päev. Jah, ma elan ja mina nagu ei tunneks, et midagi väga viga oleks, sest ma võtan ravimeid ja see nagu ei mõjuta minu igapäevast elu. Välja arvatud see, et ma pean 2 korda päevas võtma rohud, aga muud asjad ei mõjuta mind väga. Aga teiste inimeste suhtumine? Ja see on omaette teema jällegi, et ma olen paar korda kokku puutunud oma elus sellega, et oli selline tõrjuv suhtumine, et ma ei taha sinuga suhelda, sest sa oled HIV-positiivne igaks juhuks, et sa oled nagu ohtlik. Eesti HIV-positiivsete võrgustik korraldas täna Tallinna kesklinnas Viru keskuses nii-öelda tumma meeleavalduse, milles osalejad seisid Viru keskuses käes A4 formaadis paberilehed, milledel kirjas HIV-positiivsete inimestele osaks saavad solvangud. Oleks võinud ju natukene suuremad plakatid olla, oleks võinud võib-olla soome keeles olla need kirjutatud, see aktsioonis oleks võinud osaleda rohkem inimesi, kas te arvate, et selline asi mõjub? No mina arvan, et mõjub, sellepärast, et meie ei soovi olla väga agressiivsed. Meie tegime väga rahumeelse, vaikse, pisikese flashmob ürituse ja ega meie ei taha kedagi solvata, meie tahame juhtida tähelepanu asjaolule, et HIV-positiivseid inimesi solvatakse. HIV-positiivsete inimeste stigmatsiooni ja diskrimineerimist käsitlevast uuringust selgub, et Eestis elavad HIV-positiivsed inimesed kannatavad nii vaimse kui füüsilise vägivalla all. 60% tunneb oma HIV-positiivse staatuse tõttu süütunnet, 57% süüdistab ennast, 42% tunneb hävi, 33% on madal eneseusaldus, 20% süüdistab teisi, 10% tahaks oma elu lõpetada ja 10% tunneb, et nad peaks kandma karistust. Raskem inimestele on see sisemine enda stigma, mis inimene arvab endast. 40% HIV-positiivsetest inimestest tegelikult ei tea, et nemad on HIV-positiivsed, et minu meelest see on hästi kole number, et kuidas sa oskad ennast ja teisi kaitsta HIV-i eest, kui sa ei ole sellest teadlik, et siit ongi üleskutse, et igal juhul on mõttekas ja arukas teha ära HIV-test. Kui ma konsulteerin seal naisi, siis päris mitmed on rääkinud, et siin Eestis arstid suhtuvad niimoodi, et hambaarst ei taha näiteks hambaid teha korda, gynekoloog ei taha vastuvõtule, et saadab kuskile mujale, et ma ei tegele niisuguste inimestega. Aga tegelikult see on ju ka täiesti põhjendamatu. Et kas ma saan õigesti aru, HIV-viirus ei levi ju nüüd kallistamise, kätlemise, niisuguste kokkupuudete teel või õhuteel või? Jaa, ta ei levi niimoodi ja enamus nendest probleemides on, nende alus on see, et inimesed on informeerimata selles, mis ta on tegelikult see HIV. Kui see ei ole nagu isegi surmav haigus, see on krooniline haigus, täpselt nagu suhkruhaigus või hepatiit ja... Kuidas on lastega, kas te ei kartnud pereplaneerimist, laste saamist, et see haigus kandub edasi? Meil ei ole praegu lapsi veel, et me oleme abielus nüüd 3 kuud vist kokku ja aga tulevikus me tahame saada lapsi ja loomulikul teel. Kas su naine on tema ka HIV-viiruse kandja, ei ole? Tema ei ole. Ja kuidas tema suhtub sellesse, et ta teab sinu haigusest? Ja loomulikult ta teab esimesest päevast, kui me hakkasime temaga koos käima ja tema on piisavalt informeeritud jällegi, mis asi see on, ta teab, kuidas ennast kaitsta, mina tean seda.